Lugeda ei oska. Lehed on nagu väikesed putukad, ronivad raamatu sees, piltide vahel. Aga nad pole päris putukad, sest muidu enne kataks neid. Nad on mänguputukad ja nad oskavad rääkida muinasjutte. Ainult emme oskab neid lugeda. Mina pean mõtlema, et emme saaks tegemist ära valmis. Meil on alati palju tegemist. Mida ometi kõik ära koristama, mille mina segamini ajasin. Korista kiidamine. Ma tahan kohe teada, mis sa toimub. Ma olen need võtmäramatud, kus on palju pilte, seal kus ainult vähed, see läheb igavaks. Emme! Tal läheb nii kaua aega alati. Aga võib-olla ta ükskord kaotib prioriteedid ära. Enne tuleb lugu ja siis töö. Luuni vallavanem Aare Anderson. Armas Luunevalla rahvas, austatud külalised. Täna tähistame siin Luunjas Eesti Vabariigi 107. sünnipäeva. Sellest 107 aastast ligikaudu 56 on olnud selline aeg, kus me oleme saanud olla vabad. Ja ligikaudu 51 aastat sellist aega, kus me vabad ei olnud. Selline on olnud Eesti riigi saatus tänase päeva. See tegelikult on maailma lähiajaloo mõttes päris pikk aeg. Sinna sisse on mahtunud üsna palju sündmusi. Üks suur maailmasõda, erinevaid muutusi, arenguid tohutult. Ja kõik need arengud on suures osas ka Eesti Vabariik teinud kaasa. Iga riigi jaoks on kõige tähtsam tema rahvas, tema inimesed. Aastal 1918, kui Eesti riik sai sündida, siis oli meie Eesti rahvas selleks juba valmis. Muidu ei olekski saanud seda toimuda. Ta oli valmis oma vaimult, me tahtsime olla vabad ja me teadsime, et nii me suudame tagada Eesti rahvuse, kultuuri, keele püsimise. Aga mitte ainult vaim ega tahe ei olnud tähtsad, vaid meil oli tolleks hetkeks juba olemas ka piisavalt palju selliseid inimesi, kellel oli haritust ja silmaringi, et nad teadsid, kuidas maailmas asjad käivad. Nii et kui Eesti riik oli sündinud, siis me tegelikult ju alustasime üsna nullist, aga väga kiiresti suudeti see riik ehitada üles ja panna toimima. 20 aastat hiljem oli Eesti juba üsna arvestataval tasemel Euroopa teiste arenenud riikide hulgas. Aga kahjuks läks nii,
et see arengutee katkestati. Riik füüsiliselt meie ümber ei olnud enam vaba, aga riik ei kadunud ära. Eesti Vabariik püsis ikkagi edasi meie inimeste südames, hinges ja mõtetes. Ja tänu sellele pärast 50 aastast vaheaega käis Eesti vabaduse taastamine üsna jõuliselt. Me olime selleks valmis. Me olime hoidnud seda riiki kogu selle aja enda sees, oma mõtetes ja oma unistustes. Ja taas suutsime me väga kiiresti ehitada üles iseseisvale riigile vajalikud institutsioonid, panna korralikult toimima majanduse, rääkimata kultuurielust ja kõigest muust, mis on arenenud ju tegelikult väga hästi. Ja selleks ongi riiki vaja, et see kõik toimiks. Et me saaksime ise kõige selle üle otsustada, mitte keegi teine ei tee meie eest neid otsuseid. Ja ma tahangi soovida, et meil ikka jätkuks indu, jaksu, tarkust ja loomulikult seda niisugust tugevat vaimu. Et seda kõike, mida me oleme saavutanud, seda hoida ja arendada edasi. Sest riigi areng ei hakka mitte ühekski päevaks. Ja me kõik saame sellesse panustada, kes rohkem, kes vähem. Loomulikult me ootame riigilt, et riik meid kaitseb ja toetab, kui tarvis, aga ega riik, see ei olegi meie. Nii et ka meie peame kogu aeg iga päev panustama. Noored ja lapsed kasvavad, omandavad haridust. Haridus on üks kõige tähtsamaid asju üleüldse, eriti väikese rahva puhul. Meil ei ole mingit suurt jõudu, meil ei ole sellist väge, aga meie vägi on siin samas meil sees. Ja see vägi on aidanudki meid läbi erinevate aegade tulla, oma riigi luua, selle taastada ja seda hoida. Palju õnne, Eesti! Esineb luun- ja laulukoor Jõe õed. Dirigent Anne Kassesalu Roops. Klaveril Margin Keeman. Külas Sina olid Kullatera. Kadri Juurand, Kristiina Ehin.
lasteaias öeldi, et kui kool algab, siis peame lugema neid raamatuid, mis öeldakse. Huvitav, kas need on ka head raamatud? Raamatud lepivad liimudest ja pehmetest kassidest, kes on viisakad ja vaiba peal väigab ka. Mulle meeldivad õnneliku lõpuga lood, kus keegi ei kiusa kedagi ja kõik on õnnelikud. Printsessid saavad mängida ja enne õhtusööki võivad kommi süüa. Telekat võib nii kaua vaadata ja telekas tulevad ainult multikad. Vaat selliseid asju tahan. On mina ükskord Tallinna raamatu, oli sama raamatu, kõik teised saavad minu raamatut ja tead, ei ole 2 raamatut, on palju pilte, lõbusad lood, mõni kordub luguga ja hästi lõppema, siis kõikidele määrab ja alupeale, kui ma mõnda kirjutab siis ma küsin ka kohe, kas sina, kas sa oled emad, ülenik, sõber, siis ma ütlen talle, ärge unustage pilte panna. Keerulised sõnad võib kuskil lõppu kõik kirjutada, siis ma varsti ma jäänud. Kutsun lavale kirjanik Tõnu Õnepalu. Tere, armas kuulne rahvas. Mina tulen teid tervitama 2 kaugelt maalt. Üks on Hiiumaa, mis ta on ju päris kaugel andis sõita, aga teistpidi ta on ikkagi päris lähedal ka, sellepärast et ta kuulub ka sellele maale, mille nimi on Eesti. Ja teine maa on see, mida kutsutakse vahel kirjanduse või raamatute vabariigiks. Ja nagu me siit pildi pealt nägime, eks me sinna vabariiki kuulu kõik juba maast madalast, sest saadik, kui me nina oleme korra raamatutesse pistnud ja selle üle mõelnud, mis seal kirjas on, sest saadik me oleme ka selle riigi kodanikud. Aga mul paluti siin teile rääkida niisugusest asjast nagu Eesti idee. Ja ma olin kohe nõus, sellepärast et see asi on õieti lihtne. Eestil ei ole mingit ideed. Ega ei peagi olema. Kas minul on idee? Ma elan, olen, mõtlen, räägin, vahel olen vait. Sina elad, oled, mõtled, räägid. Meie elame. Aga mis selle kõige idee on? Ei tea. Kord meid ei olnud, siis olid need, kes olid enne meid ja kord meid jälle ei ole ja siis on need, kes tulevad pärast meid. Aga selle kõige idee, kes ütleks, kes sõnastaks ühe ainsagi inimelu idee või mõtte, nojah, saab muidugi sõnastada küll. Ja eriti ma ütleksin tagantjärele, kui see elu on juba elatud, kui ta on meie jaoks justkui niisuguse kindla vormi ja kuju omandanud, siis on tema mõte justkui selge. Siis ta on nagu üks lõpetatud kunstiteos. Kunstiteos on alati idee. Aga selle poolest kunstiteos ja raamat erinevadki elust. Et nad on lõpetatud, aga elu me alles elame. Aga raamatutest me muidugi otsimegi sellele elule mõtet. Kuigi siin on nagu vastuolu, et kui me selle mõtte leiame raamatust, siis see pole ju meie mõte, see on ju võõras mõte.
aga see asi on tegelikult teistpidi, et raamatutest me loeme ikkagi oma mõtteid ja otsime sealt seda päris oma ideed. Sest raamatud lubavad meil vahel nagu vaadata oma elu kõrvalt. Nii nagu me võiksime teda vaadata siis, kui ta ükskord on elatud ja valmis. Siis me ei saa teda vaadata, kuigi seda ei tea. Seda me ei tea, võib-olla saamegi. Aga üldiselt on inimelu kõige tavalisem seisund teadmatus. Me justkui elaksimegi selle pärast, et me ei tea, aga tahame teada saada. Ja selleks elamegi. Mul on väga kerge näha nende inimeste elu mõtet ja ideed, kes elasid enne mind ja tänu kellele minagi olemas olen. Aga mitte selles pole asi, muidugi minu olemasolu ei ole nende elu mõte ega idee. Neil oli ikkagi täiesti oma mõte selle eluga. Neil oli kindlasti täiesti oma see miski, mille pärast, mille jaoks, mille poole nad elasid. Sest me elame ju kogu aeg millegi, kellegi poole. Oleme kogu aeg minemas. Keha nagu sellest mineku hoost ettepoole kaldu. Kui ma mõtlen oma ema peale, mõtlen isa peale, ma mingil juhul ei oskaks sõnastada nende elu ideed. Seda, miks nad olid siin maa peal. Mul ei ole selleks õigustki. Aga kuidagi ma ometi nagu näen seda. Nende elu niimoodi tagasi vaadates oli kuidagi nii lihtne, nii selge. Midagi erilist seal polnud. Emalt sain sõnad, nende salajase helina, millega see muidu nii tumm maailm laulma panna. Isalt õppisin seda maailma ehitama, seda, kuidas kasvab puu ja taim. Mõlema pealt nägin, kui habras see kõik on. Ja samas nii kindel. Nad ehitasid maja, meie kodu. Selle katuse all oli nii kindel ja hea elada, kuigi ajarahutused jõudsid ka sinna. Ja kuigi ma tean, et nii emal kui isal oli ka unistusi, mis mitte kunagi ei täitunud ja mille täitumatus neid kurvastas. Aga seegi on miski, mida peab õppima. Elu on vigade tegemine ja vigade andestamine. See ongi võib-olla kõige tähtsam asi elus. Õppida vigu andestama. Enda vigu ja teiste vigu. Sest miski on veel tähtsam kui vead. Nemad, mu ema ja isa, nemad nagu teadsid seda, kuigi nad ei oleks seda osanud kunagi öelda, kui oleks otse küsinud. Aga nad elasid selle järgi. Elasid nagu oskasid. Kõik me elame nagu oskame. Seda ei maksa kunagi unustada. Kõik me elame siin esimest korda. Keegi me pole ilma targad, isegi meie vanemad mitte. Sest ka nemad elavad seda elu esimest korda. Ainult, et nad on olnud siin natukene aega kauem. Ja selles mõttes on alati ja igavesti meist ees. Aga ühel päeval saavad meist need esimesed, kelle järel enam kedagi ei tule. Kellel enam kellegi järel astuda ei ole.
Sest küll see oli lihtne ja kerge astuda kellegi kannul. Nemad läksid ees ja sina lihtsalt tulid järel, teinekord ka virisedes ja torisedes, sest see on lapse õigus. Aga üks päev ei ole seal ees enam kedagi. Lamp on sinu käes ja sellega sa pead ka teistele teed näitama või palju sa seda teed näitad endale teed, aga eks see või teinekord aidata ka teisi. Iial sa ju ei tea, kellele su lambike, mis sinu arvates miilab seal otsatus pimeduses, kellele ta on märgutuleks, kinnituseks, lohutuseks, et lihtsalt märgu andeks, et seal on veel keegi. Ja siis on seal veel need, kelle lamp on ammugi kustunud, keda me oma elus kohanudki ei ole, aga kes olid samuti enne meid, kes olid ühed neist, tänu kellele me siin oleme. Vabariigi aastapäeva aegu ma ei saa ühelgi aastal muidu, kui pean mõtlema oma vanaisa peale, kes suri 23. veebruaril 1942. aastal teadmata asjaoludel Irkutski vanglas ja on maetud nagu nii paljud nendest meie eelkäijatest teadmata hauda. Aga see ei tähenda, et tema ja nende elu oleks olnud kurb ja sünge. Niisugune oli nende surm. Aga nende elu, sinna mahtus ju nii palju, tingimata ka palju õnne. Vanaisa tuli läbi kahe sõja, maailmasõja, vabadussõja, abiellus, tahtis viia õitsengule nii oma talu kui riigi, tahtis olla parem kui teised, elada paremini, kui talle justkui oleks lubatud ja elaski ja nägigi õitsengut. Nägi ka muidugi halbu päevi, sest ükski elu pole läbini õnnelik ja ükski elu pole ka läbini õnnetu. Igas elus on üks valgus, mida sealt ära võtta ei saa, mida mitte miski ei kustuta. Ma mõtlesin pikka aega oma vanaisast just selle tema elu lõpu tumedal valgusel. Aga siis äkki taipasin, et see ei olnud üldse kõik. Kindlasti oli tema elu õnnelik. Seda uskuda oleks isegi nagu minu kohus või õieti seda uskuda on mul vaja selleks, et ise elada, et ise oma lampi mitte maha pillata. Niimoodi on inimestega, aga maaga. Ma ütlen küll, et sellel maal ei ole mingit ideed ega ei ole vajagi, et oleks. Ometi ma olen justkui läbi terve elu seda ideed otsinud. Kas just ideed, aga seda, mis maa see üldse on, kuhu ma elama olen sündinud. Ma ei tea miks, aga see on meid lapsest peale huvitanud. Meil oli kodus Eesti-aegne maanteede kaart 1/300 000, mis tähendab, et ühele sentimeetrile kaardi peal vastas 3 kilomeetrit maa peal. Ja see oli küllalt suur mõõtkava, et sinna mahtusid ära enam-vähem kõik talud. Paljudel metsataludel oli nimigi juures, rääkimata muidugi küladest ja jõgedest ja järvedest ja soodest ja rabadest ja kõigest sellest. Ja seda kaarti ma uurisin õhtud otsa, lugesin neid nimesid ja jätsin nad meelde. Palju nimesid. Ja mõtlesin, et kord ma käin kõik need kohad läbi. Kord, kui olen suur ja vaba. Nüüd ma olen suur ja vaba ja olen ammugi mõistnud, et elu on liiga lühike, maa on liiga suur. Jah, see maa, mille kohta me ikka ütleme väike, see on liiga suur.
et üks inimene iial oma elu jooksul jõuaks ta läbi käia. Aga ma olen käinud, ma olen isegi elanud päris mitmes erinevas paigas selle maa peal. Ja elades ühes paigas sa saad aru, et selle paiga ümbrus on nagu veel üks eraldi maa. Kaardi peal küll õige pisike, aga maa peal nii suur, et sedagi ei jõua see lõpuni tundma õppida. Aga ma olen ometi tänulik kõigile neile paikadele, mis mind välja on kannatanud ja mulle lahkust osutanud justkui ühed head inimesed. Ja muidugi paikades ongi alati olnud ühed head inimesed, tänu kellele ma sinna üldse olen saanud elama asuda ja seal elada. Ja kõik need paigad on omamoodi ilusad. Kõigil on nendel oma valgus, aga ka oma pimedus. Eks me inimesestki õpi kõigepealt nägema tema heledat poolt, alles siis tema pimedust. Aga seegi on tema. Meist kõigis on ka pimedus, mitte ainult valgus. Nii on sellel suurel kodumaal, mida me kutsume Eestiks. Nii on sellel maal mu elurännakul tekkinud mitu väiksemat kodumaad, kodupanti, kodukohta. Neid ma tunnen rohkem kui teisi paiku. Aga kui palju ma neidki tunnen. Lõpuks olen jõudnud sellele äratundmisele, et kui sa ühegi kohakese, ühe väikese kandi, nii paarkümmend korda paarkümmend kilomeetrit, jõuad elu jooksul omaseks elada, jõuad teda natuke tundma õppida, siis on isegi hästi. Seda kohta võid nimetada siis oma koduks. Tema lõhnu ja valguseid, tema tuuli ja inimesi, maastikke ja majasid, neid sa tunned. Seal koduõhk sind teretab, nagu luuletaja ütles. Koduõhk, koduvalgus, kodupäev ja koduöö, kodusöök ja koduuni, koduaed ja kodumaja, koduinimesed ja kodumaa. Nad pole üldse täiuslikud, kaugel sellest, vaid võõras kodu, võõras maja võib eemalt vaadates tunduda kadestamisväärne, peaaegu täiuslik. Oma kodu vigu sa tead liiga hästi ja tal on neid ju palju. Jaa, see võiks parem olla ja see võiks ja see ja see. Aga ta on sul kodu. See ongi tema idee ja muud ei ole üldse vaja. Tahan juba koju lugema. Lasteaias on ainult A on aabits ja B on banaan ja C on see kolmas asi. Ma tean juba seda kõike. Tahan emme kaitsu. Võtan raamatu, oma lemmikraamatu. Seal on kõik nii, nagu mina tahan. Minu lemmikraamatu tõi jõuluvana minule, ainult minule lasteaias. Ütles laulveedu minu raamatul tobe ja tüdrukute oga. Ütlesin, et ta pole tobe ja loomulikult on ta tüdrukute oma. Mina olen ju tüdruk. Kas ta siis ei näe? Alustame Luunja valla volikogu ja valla valitsuse poolsete tänukirjade üleandmisega. Ta on mitu aastat pühendunud kergejõustikule ja saavutanud häid tulemusi Eesti meistrivõistlustel. Eelmisel aastal tuli 4-kordseks Eesti meistriks
ning püstitas noorema vanuseklassi tüdrukute sarjarekordi mitmevõistluses ja teivashüppes. Aastal 2024 valiti Eesti U14 vanuseklassis parimaks kergejõustiklaseks. Suurimad saavutused eelmisel aastal olid Eesti talvistel meistrivõistlustel oma vanuseklassis 60 meetri tõkkejooksus esimene koht, teivashüppes esimene koht, Eesti talvistel meistrivõistlustel viievõistluses esimene koht. Ta on edukalt esindanud ka Luunja valda omavalitsuste vahelistes mõõduvõtmistes. Luunja vald tänab silmapaistvate sportlike tulemuste eest Marietta Verst. Ta on tegelenud kergejõustikuga üle 10 aasta ja soovib oma eluspordiga siduda. Ta on juba aastaid kuulunud Eesti noorte paremiku kergejõustikus ja on Eesti koondise liige. Eelmise hooaja olulisemad tulemused U18 vanuseklassis Euroopa meistrivõistlustel kettaheites 13. koht, kus püstitas uue isikliku rekordi. U18 vanuseklassi kettaheites Eesti meistrivõistlustel esimene koht ja Baltimaade meistrivõistlustel esimene koht. Lisaks oli ta eelmisel aastal Eesti U18 klassi parima kergejõustiklase nominent. Ta on edukalt esindanud Luunja valda omavalitsuste vahelistes mõõduvõtmistes. Luunja vald tänab silmapaistvate sportlike tulemuste eest Katariina Verst. Jätkame spordilainel. Ta on tegelenud ujumisega juba 12 aastat. Tal on suured plaanid ja kindel eesmärk esindada Eestit olümpiamängudel. Mõned tema saavutustest. Ta on Eesti juunioride ja noorte meistrivõistluste ujumises 4-kordne Eesti meister. Eesti juunioride ja noorte lühiraja meistrivõistluste 7-kordne Eesti meister. Lisaks on ta edukalt esindanud Luunja valda omavalitsuste vahelistes mõõduvõtmistes. Luunja vald tänab silmapaistvate sportlike tulemuste eest Artjom Alteberg. Ta sai tunnustuse eelmise aasta Tartumaa parimate sportlaste kategoorias parima ujujana. Eelmise hooaja kõrged tulemused on ujumise Eesti meistrivõistluste 100 meetri vabaujumises, kus ta võitis uue isikliku rekordiga pronksmedali ja 200 meetri vabaujumises samuti pronksmedali. Lisaks on ta saavutanud ujumises mitmeid teisi kõrgeid tulemusi. Eesti meistrivõistlustel saavutas naiskonnas 4 korda 100 meetri vabaujumises Eesti meistritiitli. Lisaks on ta edukalt esindanud Luunja valda omavalitsuste vahelistes mõõduvõtmistes. Luunja vald tänab silmapaistvate sportlike tulemuste eest Isabel Annus.
Luunja vallas on olnud sportlik aasta ja me jätkame sportlaste tunnustamisega. Tema teine kodu on Suusamägi. Ta on Eesti noortemeister superslaalomis ja suurslaalomis U16 vanuseklassis. Lisaks on ta saavutanud Balti karikavõistlustel paralleelslaalomis oma vanuseklassis 3. koha ja slaalomis 2. koha. Luunja lumekooli tubli mäesuusatajana on ta edukalt esindanud ka Luunja valda omavalitsuste vahelistes mõõduvõtmistes. Luunja vald tänab silmapaistvate sportlike tulemuste eest Laurits Lauk. No see noormees armastab suusatamist ja mäest alla kihutamist. Ta on Eesti noortemeister superslaalomis ja suurslaalomis oma vanuseklassis. Lisaks on ta saavutanud Lõuna-Soomes meistrivõistlustel suurslaalomis U10 vanuseklassis 2. koha ja superslaalomis 3. koha. Luunja lumekooli tubli mäesuusatajana on ta edukalt esindanud ka Luunja valda omavalitsuste vahelistes mõõduvõtmistes. Luunja vald tänab silmapaistvate sportlike tulemuste eest Mattias Lauk. Ja me jätkame spordilainel. Ta on üks Eesti parimate sekka kuuluv pikamaa-jooksja ja triatleet. Eelmisel hooajal saavutas Eesti meistrivõistlustel kuldmedali krossijooksus, 10 000 meetri staadionijooksul, poolmaratonis, olümpiadistantsil triatlonis ja poolpikal distantsil ehk Tallinna Ironmani võistlusel. Luunja vald tänab silmapaistvate sportlike tulemuste eest Liis-Grete Arro. Ta on mitmekordne Eesti meister pikamajooksus, lisaks esindanud Eesti koondist murdmajooksu Euroopa meistrivõistlustel ning Balti meistrivõistlustel. Eelmisel aastal osales umbes 30 rahvajooksuvõistlusel, millest paljud lõpetas loomulikult poodiumi kohal. Tartu linna maratoni võitis rajarekordiga, millega sai võimaluse osaleda 2025. aastal Brüsselis Euroopa meistrivõistlustel. Eelmisel aastal saavutas Eesti meistrivõistlustel 10 000 meetri jooksus Eesti meistritiitli. Luunja vald tänab silmapaistvate sportlike tulemuste eest Karel Kussa. Kohalik ettevõtja, kes lisaks igapäevasele põllutööle on alati abiks valla tegemistes ja ulatab abikäe ka suursündmuste korraldamisel. Lisaks kogukondlikus tegevuses on ta aktiivne ka ettevõtluses. Eelmisel aastal osales ta Talinisu põlluga lisaks Eesti viljelusvõistlusele ka Inglismaal võistlusel, kus tema põld tunnistati parima potentsiaalse saagiga põlluks väljaspool Inglismaad.
Luunja vald tänab valla heaks suure pühendumuse ja südamega tehtud töö eest. Rainer Leedik. Konstruktiivne, lahendusele orienteeritud, rahulik, hea kuulaja ja läbirääkija, tasakaalukas ja korrektne ning ta tegutseb eesmärgipäraselt, oskab märgata ja mis kõige oluline, ka reageerida. Temas on olemas oskus inimestele ja olukordadele läheneda asjatundlikult ja inimlikult. Luunja vald tänab valla heaks suure pühendumuse ja südamega tehtud töö eest. Luunja valla piirkonna politseinik Kaupo Sirel. Ära mine kuskil. Kuna sotsiaaltöö ei oma piire, siis väga uhke tunne on teha oma tööd, kui sa saad astuda sellise tugeva politseinikuga ühte jalga. Aga samas annan edasi sõna hea Luunja valla piirkonna politseinik Kaupo Sirel. Oleme sulle tänulikud pühendumise ja pädevuse eest. Meie oleme näinud sinu kiiret reageerimist ja tulemuslikku tööd. Sinus on meelekindlust ja tahet inimesi aidata. Aitäh, Õnne Raamat ja Liis Silber Viljandi valla eestkoste spetsialisti. Võiks öelda, et naine nagu orkester. Ta on tõeline kultuurivedur nii vallas kui ka kogu Tartu maakonnas. Ta on laia silmaringiga, kultuuritundlik ja väga heade koostööoskustega. Tal on võime inimesi sütitada, kiiresti reageerida, kaasa haarata ja motiveerida. Hea meeskonna mängijana on ta Luunja kultuuri- ja vabaaja keskusesse koondanud toimiva ja loomingulise meeskonna, kellega koos on valla ellu tulnud lisaks mitmekülgsetele kalendripühade tähistamistele ka erilised ja laiemat vastukaja pälvinud ühekordselt suurejoonelised projektid. Luunja vallas on au sees kunstinäitused, etenduskunst, rahvakunst ning ta on vallas välja arendanud mitu just Luunja valla oma nägu loovat ja traditsiooniks muutunud sündmust, näiteks Luunja mõisapäevad, Emajõe Suursoo taliteed. Tema jaoks on oluline, et kultuur jõuaks ka noorteni. Selle ehedaks näiteks on noorte kultuuri- ja pärimuslaager. Luunja vallal on väga vedanud, et meil on kultuurivaldkonnas just selline kultuuripärl. Luunja vald tänab valla heaks suure pühendumuse ja südamega tehtud töö eest Kadi Kalmus. Kultuuriministeerium on volitanud Luunja vallavana Maare Andersoni üle andma Kultuuriministeeriumi tänukirja. Tänukiri Kadi Kalmus.
tänan pikaajalise pühendumuse eest kultuurivaldkonda Tartu maakonnas ja Luunja vallas ning suurepärase panuse eest kultuuriaasta Tartu 2024 sündmuste läbiviimisel. Alla kirjutanud kultuuriminister Heidi Purga. Aitäh, kallikesed. Ma mõtlesin, et ma ei võta sõna, aga nüüd ma pean ikkagi ütlema, et minu armas kultuurimaja, lehvitage. Need on need inimesed, kellega tehakse asju, aitäh. Teda võiks nimetada Luunja valla hunt kriimsilmaks, kelle oskused on mäekõrgused. Ta võib kõiki viia metsikusse raba ja soomaastikule nautima looduse võlusid või samas võluda pannilt imelisi pannkooke või siis hoopis öösel viia metsa pilkast pimedust nautima. Lisaks on ta aktiivne ja mitmekülgne koorilaulja, kes keedab ka kõige nõudlikumale maitsele kalasupi valmis. Eelmise aasta suur tegu oli meeskonna liikmena vedada Luunja vallas Euroopa kultuuripealinna tegevuste vankrit. Tema pingutuste tulemusena toimus Luunja vallas 2 suurt festivali. Esiteks kõrgkultuuri pakkunud klaverigala pühendusega Eesti klaverile, mis tõi Luunja Roosiaeda Eesti parimad pianistid koos suure sümfooniaorkestri ja maailma esmaettekandega. Ning teiseks talvel Soos toimunud Taliteede festival, mis möödus edukalt trotsides ka kõige kõrgemaid külmakraade. Luunja vald tänab valla heaks suure pühendumise ja südamega tehtud töö eest. Maarja Ümper. Igas omavalitsuses leidub inimesi, kes justkui väsimatult jõuavad nii palju. Ta on paljudele luunjakatele tuntud pikaajalise postitöötajana ja hiljem võlunud oma käteabil massöörina paljudele pinged kehast välja. Ta on alati abivalmis, kohusetundlik, on oma töös alati väga täpne ning kõige olulisem on see, et ta on alati hoolinud oma tööst ja tegemistest nii ka sotsiaalkomisjoni liikmena. Viimastel aastatel on ta kirglikult ja hoolivalt hoolt kandnud Luunja valla ühe kaunima aarde, Luunja Roosiaia rooside eest. Luunja vald tänab valla heaks pikaaegse pühendumuse ja südamega tehtud töö eest. Liidia Heinso. Nendes on kõige rohkem laulu ja muusikat. Lisaks valla erinevatele sündmustele alati esirinnas kõige kõrgemaid noote puhtalt välja lauldes laulsid nad eelmisel aastal Gruusias toimunud rahvusvahelisel festivalkonkursil Golden Waterfall ehk Kuldne Juga kõige kõrgema koha väärilised ja koju toodi esikoht ja kuldne karikas. Lisaks pakkusid meeldejäävaid elamisi koos teiste lauljatega 2 laulupeol Uma Pido ja Tartu laulupidu Õnn ja Rõõm.
Luunja vald tänab valla heaks suure pühendumuse ja südamega tehtud töö eest. Luunja naiskoor Jõeõed. Terve koor Alalähed. Tundub, et meil on olnud suurepärane aasta ja suurepärane kultuuri- ja spordiaasta. Järgmised tunnustuse saajad. Nad tähistavad sellel aastal oma 15. hooaega. Alati rõõmsameelne ja uutest ideedest pakatav seltskond. Eelmisel aastal saavutasid nad Tartu ja Jõgevamaa harrastusteatrite festivalil Jogendagana 3 kategoorias tunnustuse. Tartu ja Jõgevamaa parim lavastaja, Tartumaa parim naisnäitleja ja loomulikult Tartumaa parim lavastus. No kes veel julgeks vastu hakata vanapaganale endale? Luunja vald tänab valla heaks suure pühendumuse ja südamega tehtud töö eest. Luunja aidateater. Anti võimalus sõna võtta, ükski teater ei saa toimuda ega toimida ilma fännideta, teatrikülastajateta. Palun tulge teatrisse, me oleme teie jaoks, teie olete meie jaoks. Aitäh! Nad osalesid eelmisel aastal Tartu 2024 ja Eesti Maaülikooli eestvedamisel projektis Kasvades oma toiduga, mille raames kasvatati mitmel aastal aknalaudadel kurke, herneid ja roheaias kaalikaid ning naereid. Kaalika projekti konkursil saavutati esikoht meeskondliku rohkearvulise osalemise ja põnevate retseptide eest. Neid tunnustati rohelise mõtteviisi kandmise, jagamise ja lastest kujundamise eest keskkonnamärgisega roheline lipp. Oskuslikult oskavad nad ka kõige pisemate vallakodanike arendamisel kasutada kogukonna võimalusi ja hüvesid, näiteks spordipäev Roosiaias või külastused lähedal asuvatesse ettevõtetesse, avardades nii laste silmaringi. Maailma koristuspäeva raames tutvustati keskkonnahoidu ning maaelu tutvustamise ja näpud mullas mõtteviisiga jõuti ka televisioonisaate Maahommik eetrisse. Luunja vald tänab valla heaks suure pühendumuse ja südamega tehtud töö eest. Luunja lasteaed Midrimaa.
armastus, siis on ka lapsi, siis on ka Eestimaa tulevikku, nii et elagu Eesti. Soovime Luunja vallavolikogu ja Luunja vallavalitsuse poolt kõikidele luunjakatele edukat seda aastat ja olge märgatavad. Aitäh! Kutsume lavale Vaiko Epliku. Tere, ma olin natuke kärsitu, kuna täna on ajalooline hetk. Me teeme ikkagi Eesti muusika ajalugu. See on minu Luunja debüüt. Ma tänan, kunagi saate tulevastele kujudele rääkida, jah, ma olin seal. Ilusat vabariigi aastapäeva ootust kõigile. Hakatuseks üks väike laul kõigile tänastele pärijatutele ja ka minupoolsed vabandused, sest tulin otse rongiga ja teate küll. Unustasin oma neid rongi, unustage selleks nad ehk ongi ringile tulla kupesse ja liigul ja alles tulla meelde. Unustasin šampus sulle tuua, närtsid kodus soovides sai juua, mina aga minnes seda tooma, unustasin laulma end ja looma. Teatrisse sind unustasin viia, nüüd on päris kindel enam siia, oodatud ma pole sinu sängi, ümbritseb traataed ja sa ei mängi enam minuga. Sest ma unustasin oma neid rongi, praegu mõtlen endi parem ongi. Iga loel kord taipab saabuma, peab päev meile armastusest aika. Unistades unustada võima, mõndagi kui õnneks sulle tõin ka. Kinopileti kahjuks meelde, kui on tulnud kohal oled reede. Mille me uimast tuigerdades ringi, unistasin sinust vabas silmi. Sina aga üksi keset filmi, lahkusin ja heitma pidi silmi. Meist igaühe jaoks on kuskil keegi, meeldib meile see siis kui ei meeldi. Igal aegkord taipab saabuma, peab päevel meile armastusest aita.
pole keeles, armastus nüüd hästi püsib meeles. Tassin sulle tullisid ja roose, põhjustab otsustab vaid neuroose. Proovinud näha mu kõiki poose, kes kannisid ja mängudoose. Kas aasta pärast olemegi koosne või millest armastus üldse koosneb? Peagi algab kestab mitmest maatud. Igal kord taipab saabuma, aga päevel meile armastusest aita. Ja kui see ei aita, siis ehk hoidab päev, meil armastus meid paneb. Võib-olla ei ole selline vabariigi aastapäeva eelne jutt, aga laulukirjutajad on ju kõik vargad. Aga varastada peab ka oskama ja siis see äsja kuuldud lugu on tegelikult põhineb ühel Raimond Valgre tangol. Meloodia on üsna sarnane. Ja saabun tagasi su juurde. Aga mulle tundub, et vargus on igati omal kohal kunstis, kui see on põhjendatud. Ja minu jaoks see põhjendus on see, et kui sa suudad sinna lisada midagi, mida originaalis ei ole. Et ma võtsin selle minorist, muutsin tuuri, ma muutsin ta tangost bossa novaks ja et olla päris kindel, siis ma lisasin ka omalt poolt midagi, mida Valgrel ei olnud ja see on iroonia. Eks igaüks lehvitab sellega, mis tal on. Järgmiseks jälle hea näide sellisest omastamisest. Mitmed inimesed on tulnud minu juurde peale kontserte ja öelnud, Vaiko, Kosk on kõige parem laul, mis oled kunagi kirjutanud. Ja kuigi selle loo kirjutasid Jaan Sööt ja Inn Boil, siis mina ütlen alati, ma tänan. Valgusega, kus tõuseb hämarusele udukerde tuul, kus päikse paistes vesi sarnane on teega. Ühtäkki ujumaas on näinud minu sõi, ühtäkki ujumaas on näinud minu sõi. Kui koos laine tõused oma kivile ja keelde kalas pole üldse hinda, käib läntutantsus järgi lirile, käib läntutantsus järgi lirile. Metsas juuret, ma märkan elual ka rohekate võtte. Mikka ja muhket, vette kukuket, üks käsi viitab sealt, see pole meile vette. Üks käsi viitab sealt, see pole meile vette.
kus ruumi on vaid meile kahele, kus ruumi on vaid meile kahele, kus ruumi on vaid meile. Ma ei tulnud niisama siia ennast näitama, ma tulin ikka hooplema. Ja kui ma juba Luunjasema debüüdi teen, siis ma pean ka kindlasti rääkima Raplamaast, sest viibin siin ikkagi Raplamaa kultuurisaadikuna. Ja järgmiseks tahaksin mängida ühe Rapla sümboli luuletaja Andres Ehina tekstile kirjutatud pala Vari elu, mis on väga tähelepanuväärne pala ka selles mõttes see tekst, et Andres Ehin kirjutas selle luuletuse 16-aastase poisina ja minul võttis 2 korda vanemana selle viisistamine aega üle 2 aasta. Puhtaks küürid rohukastame vari, kuid valgeks vari ei saa, ta ikka on tohutumus. Valgeks vari ei saa, ta ikka on tohutumus. Siis pika peale kaob kastese hommikuudus, viileb mu varju päikese tuletab. Närgub mu vari kui taim, kellel veest puudus, kui vaevleb, kui lootsikus sipundav silk. Kui vaevleb, kui lootsikus sipundav silk. Keha ei ole, kuid hommikul tõuseb mu vari. Keha ei ole, kuid hommikul tõuseb mu vari. Kraavis krooksuvad konnad kooris, mu varisab juurde jõudu leitustuu. Siis aga kui orud on päikesed hoiakul nooris, asub mu vari kartmatult ootama kuud. Vari on suur ja niiske kui samet. Ukse esised sirutub languda. Jere on punane huuda kiirtehame. Piirab varju üle taeva ja maa. Üle taeva ja maa. Üle taeva ja maa.
ja lapsena isa tihti kutsus mind lauda taha peale õhtust toimetust. Vaiko, lähme vaatame, kuidas soorebased lupsu võevad. Ja siis mina läksin ja seal kuivatatud siis selle kuivendatud sookarjamaal siis hämaras rebased tantsisid. Ja mulle tundus lapsena, et soorebased ongi mingi omamoodi rebase liik. Sest olin ma näinud sookurge, kes on hall ja siis toonekurge ja ma mõtlesin, et soorebased ongi sellised hallid rebased, kes elavad meil seal lauda taga. Ja sai neist ka siis ühel hetkel oma isa siis kiituseks lugu kirjutatud. Ja alles päris mitu aastat hiljem juhtusin lugema sellist fraseologismi nagu säärejooks nagu soorebased. Ja endale siis teadmata ma olin tegelikult kirjutanud laulu inimestest, kellel on kriminaalselt kõverad jalad. Nii et kõik publikus, kes te ennast ära tundsite, lugu on teile. Esimene laulukirjutaja elu möödub autoroolis. Hea sõber Jaan Mehk on välja mõelnud ka sellise toreda ingliskeelse termini nagu driver-songwriter, sõitev laulukirjutaja. Ja järgmiseks siis üks autolaul, mis ei ole küll minu sulest, aga kuna meil on täna vabariigi aastapäeva kontsert, siis ma mõtlesin, et seda võiks üksitada ka mõne välis-Eesti albupärandiga. Ja järgmise kuplee on siis kirjutanud küll kõikvõimalike ajalooliste ilguste tõttu kodumaalt lahkunud Olav Koppilden, kes oli Toronto
üks kõvemaid kupleemeistereid. Käiguvang, käsipidu, süüderool ja siis veel siduv mootor, küünlad, radiaator, kusagil ka transformaator, peegel pasun armatuurid, madalad ja kõrged tuurid, põmmi auto, liiklusmärgid, kindlustused, muudki värgid, valged jooned, kitsad jooned, kollased ja laiad jooned, kõverad ja sirgid jooned, värviga ei olnud kooler, mitut liiki gasoliine, väärteõlisid bensiine, valik teeb sulke siis viina, Shell või Eipik, viibib viina, tule, mitte värviline, naine kõrval, närviline, lapsed haiged, sügav, järjest viineid põõsad taha, kord metsega tuuletõmbus, siis ei vaadab kõrge kuumus ja kui hästi tihed liiklus. Üksi, kes see tekib niiskus, tuju, vaju, alla nulli, märke vaikselt keera rulli, suitsu tahvid, teed on kive, kõigi peale oled tige. Seda nimetavad sotsioloogid, arenguprofessorid ja pedagoogid. Meil kodus oli üks vana armas kullake, nii ütlast tasaseitu tegi ta. Kas viis siis kirikusse teel või kevadlaadale, meid kõikjale viis vana ruunake. Ta heinu sõlmi vahel püsis kaeru, bensiini asemel me jõi vaid vett. Ei olnud tühja rehve, puudus õlivahetus, kord aastas teda rautas külasepp. Käiguvang, käsipidu, süüderool ja siis veel siduv mootor, küünlad, radiaator, kusagil ka transformaator, peegel pasun armatuurid, madalad ja kõrged tuurid, põmmi auto, liiklusmärgid, kindlustused, mugivärgid, valged jooned, kitsad jooned, kollased ja sirged jooned, kõverad ja laiad jooned, värviga ei olnud kooler, mitut liiki gasoliine, väärteõlisid bensiine, valik teeb sulke siis viina, värvi jäigib pilv viina, tuleb mida värvilisega, naine kõrval värviline, lapsed haiged sõna maha, järgib viineid põõsa taha, kord metsega tuuletõmbus, siis ei vaeva kõrge kuumus, ja kui hästi mehe liiklus, üksi kitsad tekib niiskus, tuju, vaju, alla rulli, märke vaikselt keeru rulli, üldse tahvis keeru kile, kõigi peale oled kile, seda nimetavad sotsioloogid, arenguprofessorid ja pedagoogid, satsioon. Mul oli suur rõõm eelmisel kevadel tegeleda mitu kuud järjest ainult Betty Alberi loomingu viisistamisega. Ja selle tagajärjeks oli album Lähen müüjaks. Ja järgmiseks mängiks sellelt ühe loo nimega Ohjeerum, millel on ka väga huvitav taustalugu, kuna see tekst on nii ühest küljest nii kohutav, teisest küljest nii vaimukas ja selle lugedes on raske isegi tulla sellisele mõttele, et see võiks põhineda päris sündmustel, mis on aset leidnud. Ja ometi see nii on, see lugu räägib siis Mart Lepikust, kes oli Betty Alberi teine abikaasa ja kes kaotas oma töö, siis ühest silmast nägemise, selle tagajärjel ta kukkus ja no te kuulete ise, aga selle kõige juures ta säilitas optimistliku ellusuhtumise. Ohjeerud sa kõnnid nüüd karguga, käin kõnnin ja kõpusal jala. Ohjeerud sa oled ka pime, no, mu teine silm on ju vala. Mis näed sa üle silmaga, sind maailma ja taeva perve. Ohjeerud sa kuues on augu, mu kuu on aukude kõrvalt veel. Aukude kõrvalt veel terve.
trammi all, su raamatud kõik põles maha. Oh jääv on ja nüüd katusel, ma elan kui ema süles. Oh jääv on kõrge, eks midki viib raudvedelid alla ja raudvedelid alla ja üle. Ja muidu elan ma hästi. Veel üks laul Peti Alberi tekstile, see on Ebahämarus.
kuskil, kes kevadlautust ebaööl, kes kevadähti ebahämaruski, kes kevadähti ebahämaruski. kiiret kevadet ja mõnusat vabariigi aastapäeva. Palju õnne meile kõigile, et me elame vabas Eestis. Ja lõpetuseks ma tahaksin pakkuda
veel ühe väliseesti algupärandi, kui siin kõlas üks Olav Kopillemi laul, siis seal Kanadas, kuhu ta saatuse tahtel sattus, lõi ta perekonna ja tal sündis poeg Peeter Kopillem. Mitte tema ei sündinud. Ja Peeter Kopillemist kujunes minu arust üks Eesti paremaid laulukirjutajaid ja seda sellistes tingimustes, kus ta Eestit kunagi näinud ei olnud ja järgmine laul ongi tema poolt kirjutatud ilma, et ta oleks kunagi oma jalga Eesti pinnale tõstnud. Ja iga kord seda laulu esitades ma mõtlen, mis võimas ja imelik asi see eestlus ikkagi on, et sellest on võimalik nakatuda ka teisel pool maakera ja milliseid imelisi tulemusi see võib anda. Nii et lõpetame Peeter Kopillemi lauluga läbi päeva ja selle laulu õpetas mulle Riho Sibul. Loodan, et ta jääb rahule.
Sain vihjest aru. Kuna mul on kitarr juba ümber häälestatud, siis mul meenus, et mul on samas seades ka üks Peti Alberi lugu. See on üsna varene luuletus tema sulest. Ja see võib kohati isegi aimata mingisuguseid underlikke selliseid momente. Ja selle loo nimi on Ekstaas. Ma tänan teid ja ekstaatilist kevadet. Päris kindel jalge alla jääb sulle tuge liiga vähe, kui saabib tõkke teetrid alla ja mööda ennast ei lähe ja mööda ennast ei lähe. Kui saabib tõkke
tõid alla ja möödas ei lähe ja mööda enesest ei lähe. Olette palutud sadamapidisse vastuvõtule ja nüüd hakkab siin saalis tantsansambliga säge.